ChatGPT Canvas, väga hea tööriist tekstide loomisel, tekstide muutmisel ja ka turundustekstide loomisel. Siin chati aknas on selline tööriistakasti märgike, vajutame all selle Canvase peale ja anname talle teksti prompti. Loo Facebooki postitus ChatGPT kasutamisest sisuloomes ning vajutame Enter või vajutame Go selle nupu peale seal. Ja ta hakkab siis seda väljundit looma ja nagu näete, siis see väljund avaneb tavapärasest erinevas aknas, mitte sama koht, kus siis me tavalise ChatGPT-ga suhtleme. Ja siin on mitmeid erinevaid võimekusi siis erinevalt tavalisest ChatGPT-st. Esiteks me saame siin teksti ära kustutada. Näiteks võtame selle viimase lause ja kustutame selle ära. See tähendab ka seda, et me saame siia ise teksti manuaalselt juurde kirjutada või me võime väljaspoolt tuua teksti ja sisse kopeerida. Lisaks sellele me saame erinevate lõikudega või kogu tekstiga siis suhelda ja ma näitan kohe, mis see tähendab. Ma märgin ära selle ülemise lause ja siia tekib siis niisugune aken, kus me saame käsklusi anda siis sellest ära märgitud tekstist lähtuvalt või siis seda teksti muuta või parendada, midagi lisada või ära võtta. Ühtlasi, kui me hiirega selle teksti peale liigume, siis siia paremale poole tekib selline plussmärk, kus me saame siis teha täpselt seda samat asja, mida ma eelnevalt näitasin. Lisaks on selles Canvases olemas ka selline tööriistakast, ehk siin all paremas nurgas on pliiatsimärk ja siin on 5 erinevat võimalust, mida me siin teha saame. Seesama pliiatsimärgi peale vajutades, et soovita muudatusi, suggest edits, siis kogu sellest tekstist lähtuvalt ta soovitab siis, mida võiks mingitel põhjustel tekstis muuta ja ta toob need soovitused siia paremale poole väikestesse sihukestesse kastikestesse ja ta märgib ka kollaselt ära selle teksti siis, et me saaksime visuaalselt aru, mille kohta see muudatuse soovitus käib. Ja kui me tahame nüüd rakendada seda muudatust, siis me lihtsalt vajutame apply ja ta kirjutab siis selle ühe konkreetse lõigu või lause vastavalt sellele muudatusele ümber. Ja ta vasakul pool ka tihti toob meile ära need seletused, et mida ta siis oma viimases tegevuses tegi. Kui me neid ülejäänud muudatusi ei taha rakendada, siis me võime need siit lihtsalt ristist kinni panna ja vaatame järgmist tööriista sellest tööriistakastist. Märgime ära siis selle esimese lause näiteks. Siin on selline nool üles-alla, adjust the length, ehk siis saame teksti pikkust muuta siis lihtsalt hiirega lohistades. Saame teda võimalikult pikaks või võimalikult lühikeseks. No teeme teda natukene pikemaks. Ja siis ChatGPT Canvas hakkab tööle, võtab selle ära märgitud lõigu ja kirjutab teda pikemaks. Me saame muuta ka lugemistaset. Võtame siis selle keskmise lõigu siit, vajutame selle raamatu märgi peale ja muudame lugemistasemel natukene lihtsamaks. Et siin on ülikoolist kuni lasteaia tasemeni, et võtame siis middle school ja vajutame go. Ja siis te näete, ta visuaalselt näitab ka, kuidas ta seda lugemistaset muudab. Ja kui me tahame teada, kas see viimane muudatus, mis me tegime, tegi asja paremaks või ta tegi asja halvemaks, siis siin üleval on niisugune kellamärk, näita muudatusi või show changes. Sinna peale vajutades siis me näeme, et mis oli eelnev tekst ja mis on see uus tekst, mis tuli. Ja kui see eelnev tekst sobis meile tegelikult rohkem, me saame noolest tagasi minna eelnevate versioonide juurde. Siia peale vajutades me saame tegelikult kuni alguseni tagasi minna. Ja kui me lähme oma soovitud versiooni juurde tagasi, siis me vajutame siit alt on niisugune nupp nagu restore this version ja me taastame selle eelneva versiooni. Järgmine tööriist siin tööriistakastis on add final polish, ehk siis ta aitab sellele tekstile struktuuri luua. Aitab meil kohandada. Ma eeldan, et see on loodud ikkagi selle jaoks, et meil oleks sisu lihtsam luua ja nagu näete, et siis ta paneb siia selle pealkirja ja alampealkirjad ja jagab selle teksti lõikudesse. Ning viimane tööriist sellest tööriistakastist on siis, et me saaksime lisada emojisid. Ja seal on erinevad võimalused, ehk testige, mis teile kõige paremini sobib. Ja jällegi, kui ta teeb asja halvemaks, mitte paremaks, siis saate
ülevalt sellest noolest tagasi vajutada, et eelmine versioon siis oma tekstist tagasi võtta. All vasakul siis seal chati aknas me saame üles laadida ka faile. Ma laen ühe märksõna faili siia ülesse. Nii, nüüd kui ma olen selle faili üles laadinud, annan talle siis prompti või käskluse, et ta lisaks sealt valitud märksõnu sellesse Facebooki postituse teksti. Kirjutasin siis, et lisa märksõnu postituse teksti ja vajutan Go. Nüüd ta vaatab selle dokumendi läbi ja kirjutab siis selle etteantud teksti ümber. Tihti ta näitab bold'is meile ka, missugused märksõnad ta on lisanud sellest nimekirjast sinna teksti. Aga kui me tahame teada, mis märksõnad lisati, siis me saame esitada talle järgneva prompti. Highlighti märksõnad, mille lisasid teksti ja vajutame Go. Ja siis me saame visuaalselt näha, missugused need märksõnad olid meie märksõnalistist, mis ta siia teksti lisas. AI-põhiseid lahendusi, sisutoimetamise tööriistu, tehisintellekti rakendusi, AI abil aega säästa ja nii edasi. Et väga hea kiireks ülevaateks, mis märksõnad lisati ja kas need on seal tekstis liiga palju või liiga vähe. ChatGPT Canvas tööriist on praegu saadaval ka tasuta kontodel, nii et kasutage julgesti.